Miks on ülioluline nii-öeldes unistada ehk siis genereerida ideid? Kui te vaatate näiteks enda ümber toas või te olete väljas ja näete siis inimtegevuse tulemusena tekkinud objekte, siis enne seda, kui see sinna tekkis, on alati keegi mõelnud, et taoline ese, asi, hoone võiks seal olla. Samamoodi on ka näiteks, ütleme, kui te vaatate lihtsalt lampi. Keegi mõelnud, kuidas võiks välja näha lamp, missugune funktsioon tal võiks olla ja ta on järgmise sammuna hakanud tegutsema, et see lamp siis nii-öeldes saaks valmis. Ja seepärast, et ilma selle unistamiseta ehk siis selle idee genereerimiseta tegelikult ei toimu mitte midagi meie elus. Ükskõik, kas te tahate mingit eesmärki saavutada või tahate mingit asja osta, alati on kõigepealt nii-öeldes vajadus, mõte, otsus ja tegutsemine. Ka muuseas see, et te praegu seda videot vaatate, on täpselt sama protsessi tulem. Ja just sellepärast ongi vaja unistada suurelt. Mis nüüd edukaid ja väikelapsi ühendab, on see, et nad ei alusta sellest, et kuidas nad seda saavad, vaid nii-öelda lihtsalt mõtlevad, et see võiks olla. See on üks väga selline nutikas lähenemisviis. Miks? Seepärast, et väga sageli täiskasvanud, kui nad midagi tahavad, siis nad jäävad kohe nii-öelda selle ploki taha, et no jaa, see nagunii ei õnnestu, ma ju tookord ka juba. Ja jätavad pooleli. Küll aga laps, ta ei mõtle, kuidas ta seda saab, aga tal on väga suur soov seda saada. Ja täpselt samamoodi ka edukas. Ja nüüd, kui ma annan ajule nii-öelda sisendi, et seda asja on vaja, siis ta hakkab tegelikult märkama võimalikke potentsiaalseid lahendusi sellele, mida ma tahan. Ehk siis kuidas teha, kus seda saada, kelle käest abi küsida, võib-olla see on hoopis natuke teistsugune kui see, mis oli algne idee ja nii edasi. Aga oluline on genereerida see idee. Ja nüüd, kui te täiskasvanuna olete näiteks hädas, et enam ei teagi, mida tahta, siis mõelge nagu laps ja alustage sellest, et pange endale paberi peale kirja, mis teile rõõmu pakub. On see siis, ma ei tea, käsitöö, jooksmine, sõpradega koos aja veetmine, lihtsalt, ma ei tea, laisklemine. Kirjutage need asjad üles. Ja kui teil on nagu tunne, et ei tea enam, mida teha, siis võtke see list ja hakake sealt pihta. Sest rõõmutunne on ülioluline meile just sellepärast, et ta mitte ainult ei tekita meis heaolutunnet, vaid ta muuseas aitab ka kehal kiiremini paraneda. Ehk siis olge rõõmsad.